Jaa. Tere keskpäeva teile kõigile. See on küll selline klassikaline inimeste lõunasöögi aeg, mille ma teilt praegu hetkel ära röövin, aga loodetavasti on teema niivõrd põnev, et see väärib seda. Mina olen Kiti Kubo, olen Sotsiaalministeeriumis tööl ja seda heaolutehnoloogiate innovatsiooniprogrammi eest vean. Täpselt aasta aega tagasi, täpselt samal kuupäeval olin ma samamoodi täpselt samas ka siin kohas Heaolutehnoloogiate festival 2025 laval, et rääkida natukene veel sellistest visioonidest ja plaanidest, mis on siis riigil, et kuidas tehnoloogiate kasutuselevõtule tervishoius ja hoolekandes hoogu anda ja plaanist käivitada selleks siis fokusseeritud riiklik programm. See ongi heaolutehnoloogiate innovatsiooniprogramm, 4-aastane programm valitsuse mandaadiga ellu kutsutud ja eelarve on sellel siis pea 16 miljonit eurot. Kui eelmisel aastal oli väga palju veel visioonis ja plaanidesse jutt, siis sellel aastal saame natukene konkreetsemaks minna. Ehk et just said välja valitud esimene ports projekte, mis heaolutehnoloogiate programmist arenduseks toetust sai ja peatselt on teil võimalik kõigi nende projektide välkettekandeid ka siit lavalt kuulata, et saada aimu, mis siis on see revolutsioon, mis hoolekandesse kohe tulema hakkab. Aga enne seda, kuna programmis on sarnast taotlusvooru üks kord veel ette näha, ilmselt käesoleva aasta lõpus, siis ka kõigile neile, kes võib-olla veel ei ole olnud sellest programmist teadlikud või võiksid siis kaaluda osalemist järgmises voorus, ka natukene informatsiooni, et mis programm see siis ikkagi selline on ja kuidas ta täpsemalt toimib. Ehk et selle programmi eesmärk on süsteemse lähenemise abil tõsta tervise hoolekande valdkonnas innovatsioonivõimekust, ehk et võimekust arendada ja kasutusele võtta pidevalt uusi lahendusi ja tehnoloogiaid ja veelgi konkreetsemalt siis kiirendada juba olemasolevate tehnoloogiate kasutuselevõttu teenusmudelites, organisatsioonides ja süsteemis tervikuna. Mida me otsime või kus see fookus on, siis see on eakate erivajadustega inimeste iseseisvuse toetamisel selliselt, et neil oleks võimalik kauem kodus iseseisvalt elada ja sellega lükata edasi siis hooldekodu hooldusvajaduse tekkimist või ka koduhoolduse vajaduse süvenemist, ehk et ennetada seda abivajaduse tekkimist ja süvenemist ja toetada kodus elamist ja sellega seotud seonduvad eesmärgid on lähedaste hoolduskoormuse vähendamine ja loomulikult tervishoiusüsteemis ja hoolekandesüsteemis nii rahaliste ressursside kui haritud spetsialistide puuduse leevendamine. Ja mida me sellest programmist toetame, on siis lahendusideed, kui nad hakkavad toru otsast sisse liikuma, on nad alles lahendusideed, nende selliseid lahendusideid, millel on potentsiaalselt näha olulist mõju, mis oleksid jätkusuutlikud, neil on mingisugune arusaam või nägemus, kuidas nad muutuksid jätkusuutlikuks ja mis oleksid disainitud selliselt, et nad on skaleeritavad, mis tähendab seda, et nad ei ole ühe omavalitsuse või ühe tervishoiuasutuse keskselt kavandatud või ühe tehnoloogilise lahenduse keskselt, vaid selliselt, et neid printsiipe oleks võimalik rakendada hiljem siis laiemalt ja ideaalis üle-eestiliselt. Mida see toetamine programmis tähendab? Et see tähendab kahte asja. See on rahalise stiimuli pakkumine, ehk riik sisuliselt jagab teiega
sellise innovatsiooni esimest investeeringu või arenduskulu ja riski, pakkudes siis rahalist toetust ja teiselt poolt teades, et see innovatsioonivõimekus tervise- ja hoolekandesüsteemis ei ole hirmus kõrge veel, siis ka pakkudes seda innovatsiooni protsessi tuge keskselt projektidele arendusprogrammi näol. Nüüd korraks siis ka tagasi veel sellesse, et mis need heaolutehnoloogiad on, et Sanna ettekandest oli ka juba see definitsioon käis läbi, et tegelikult kui võib-olla rohkem on harjutud rääkima tervisetehnoloogiatest või tervishoiutehnoloogiatest, siis heaolutehnoloogiad on laiem kontseptsioon ja võib-olla rohkem isegi ei räägita siin konkreetsetest tehnoloogiatest, kuivõrd just selle lahenduste kasutuselevõtu ja muutuste juhtimise protsessist. Ehk et piltlikult öeldes nad jagunevad 2 grupiks, et on siis kõikvõimalikud tehnoloogiad, mis toetavad inimesi nende igapäevaelus, säilitades või suurendades iseseisvust, ohutust, turvalisust, tervist, aktiivsust, osalust ja elukvaliteeti, või siis teiselt poolt teenuse osutajaid ja teenuse osutajaid inimestena, töötajatena toetavad lahendused. Ja need traditsioonilisemad lahenduste grupid on ka siin toodud, samamoodi nagu nad olid ka Sanna ettekandes juba, et tõesti alates kõikvõimalikest kantavatest seadmetest, mis võimaldavad siis kukkumisi tuvastada või terviserikkeid tuvastada, kuni kõikvõimalike koduanduriteni, mis erinevaid siis olukordi jälgivad ja tuvastavad, aga ka füüsilist ja vaimset heaolu toetavad igasugused kauglahendused, samamoodi kaugteenuse platvormid, näiteks patsiendi või kodus elava eaka kaugjälgimiseks ja kõikvõimalikud ka infosüsteemid, tehnilised lahendused, mis siis seda töötajate köögipoole tööd teevad, automatiseerivad, teevad lihtsamaks ja korrastavad võib-olla töövooge. See, et neid lahendusi Eestis on alles tärkamas ja neid on põhimõtteliselt täpselt nii palju, kui täna siin messil ka väljas on, et me oleme proovinud nende festivalidega iga kord tekitada ka sellise näituse ala, kus oleks võimalik siis praktiliselt käega katsuda ja näha neid lahendusi, mis Eestis on. Selleks, et see ala täis saada, ei ole meil Eestis ka piisavalt lahendusi, et ka täna on 30 lahendusest 12 hoopiski teistest riikidest ja ma ütleksin, et see ei ole mitte nagu hädasunnil, vaid see on täiesti teadlik valik, ses mõttes, et selleks, et tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu kiirendada, ei saa me selle programmiga lubada endale tehnoloogiate nullist arendamist, vaid pigem on programmi fookus sellel, et me võtame juba küpsed tehnoloogiad kas teistest valdkondadest või teistest riikidest, mis on seal oma toimivust ja efektiivsust tõendanud ja kohandame ja proovime ja katsetame neid siinses keskkonnas, kas nad siia sobivad või ei sobi. See loomulikult ei välista seda, et see alge, mis meil lahendustest Eestis olemas on, ei saaks samamoodi selle programmiga endale hoogu juurde, aga see programm ei ole sugugi siis piiratud sellega, et ainult kasutada neid lahendusi või teha nagu koostööd nende ettevõtetega, kes siin turul juba tegutsevad. Et see lahenduste turg on tõepoolest väga suur, et siin slaidil on Põhjamaade suurim tervise- ja heaolutehnoloogiate ka konverents ja näitus, mis toimub iga kevad Göteborgis, Rootsis, kus on siis üle 200 erineva lahenduse pakkuja, peamiselt siis Skandinaavia maadest väljas. Nüüd mainisin seda, et programmi 2 põhisellist komponenti on rahastamine ja keskse sellise standardse arendus- või innovatsiooniprotsessi ja innovatsiooniprotsessi toe pakkumine, et võib-olla see joonis isegi illustreerib paremini seda mõtet, et meil on siis taotlusvoor, kus esimeses etapis on võimalik siis tulla, ütleme siis nii, et ikkagi üsna küpse lahendusideega ja meeskonnaga ja see taotlusvoor on just hetkel siis lõppenud ja need 20 lahendust on need, mis siis said sealt
taotlusvoor 1 siis joonise peal siis kuni 30 000 eurot, et 6 kuu jooksul siis töötada selle idee ja meeskonnaga välja siis teenusmudel, tehnoloogiapõhine teenusmudel, ja siis sellele järgneb teine voor, et kellel see väljatöötamise protsess on siis õnnestunud ja nad on nii-öelda sealt edukalt läbi jõudnud, on siis võimalik teises etapis tulla ja taotleda juba alates 500 000 eurost toetust siis järgnevateks etappideks, mis ongi piloteerimine, aga mitte lihtsalt see, et võtame ja proovime midagi, vaid ikkagi selle tõenduse loomine läbi selle katsetamise ja milles on vaja tõendust luua. Nii nagu minister Joller ütles ka hommikul, et kui Urmas küsis seda, et et kuidas me ikka tagame selle, et need algatatud asjad kõik elujõulised on, me ei saagi seda tagada, kui me ei loo selle kohta tõendust, et need asjad toimivad siin Eesti süsteemis ja annavad mingisugust kasu nii siis kas patsiendi tulemustele, eaka heaolule kodus, sellele samale hooldusvajaduse edasilükkamisele ja nad on ka majanduslikult kuluefektiivsed. Ehk et see on see suur ülesanne, mis selles katsetamise faasis tuleb nende lahenduste puhul näidata. Kui selles katsetamise faasi tulemuses see mõju-uuring annab positiivse tulemuse, siis on võimalik rääkida kasutuselevõtu ja skaleerimise etappi edasiliikumisest. Ehk et kuigi me rahastame projekte 2 voorus, 2 nii-öelda etapis, siis seal katsetamise ja kasutuselevõtu vahel on siis nii-öelda see hindamine uuesti, et kas on nii-öelda stop-go koht, kas on mõttekas selle lahendusega edasi liikuda või mitte. Nüüd, nagu ma ütlesin, et esimene etapp sellest taotlusvoorust on toimunud. Täpselt samasugune taotlusvoor tuleb üks kord veel käesoleva aasta lõpus. Ja võib-olla sellised faktid, et mis olid nii-öelda faktid ja mis olid taipamised sellest esimesest voorust, et projektidele eelnõustamist pakkus ka meie arendusprogrammi pakkuja, see, kes projekte, siis rahastatud projekte nende siis arendustsüklis toetab ja see on konsortsium siis 3 asutusest, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Civita Eesti ja Eesti Kunstiakadeemia, kes siis toetavad nii-öelda innovatsiooni sellise protsessi toe, meetodite ja tööriistadega neid projekte. Nende ülesanne oli samamoodi eelnõustamist teha nendele ideedele ja meeskondadele. Ja eelnõustamisel käis 81 ideed, mis on väga palju, ja nendest taotlusteks siis formuleerus 51. Ja kogu taotluste maht oli siis peaaegu 1,5 miljonit eurot. Kui vaadata, kes olid taotlejad, me ei olnud piiranud seda, oluline oli see, et oleks juriidiline isik. Et kes olid taotlejad ja kas ja kui palju oli partnereid, siis võib öelda, et see suurem nii-öelda siis võib-olla selline initsiatiiv või motivatsioon oli tehnoloogiaettevõtetel, et ligi 70% taotlustest olid esitatud tehnoloogiaettevõtete poolt, 15 taotlust oli siis tervise- või hoolekandeteenuse osutajate poolt ja ainult 1 taotlus oli siis teadusasutuse või antud juhul siis kõrgkooli poolt esitatud, mis on mõnevõrra üllatav just ka seetõttu, et kuulates siin Sanna ja Katrini ettekandeid esimeses päevapooles, siis tegelikult selline teadusasutuste kaasamine seda tüüpi projektidesse on ütleme siis mujal riikides või Põhjamaades eriti nagu selline standard. Siis projekti taotlusi hindas hindamiskomisjon, Sotsiaalministeeriumi poolt loodud komisjon, kus oli siis tõesti vaadatud seda, et oleks seda teadmist nii tervishoiust kui hoolekandest, oleks nii riigi, omavalitsuse kui kasutaja, lõppkasutaja vaade, ja olid ka institutsioonid esindatud Eesti Linnade Valdade Liidu ja Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt, nii et selline väga erinevaid vaatenurki koondav hindamiskomisjon. Ja selle hindamise tulemusena siis 45% ehk peaaegu pooled taotlustest seda nii-öelda kvaliteedilävendit hindamisel ei ületanud, ja siis 28 taotlust olid need, kes siis hindamisel said nii-öelda positiivse tulemuse, aga kuna vooru eelarveks oli meil siis nii-öelda 600 000 eurot seekord, siis oli sellega võimalik rahastada esimest 20
taotlust. Ja need 20 taotlust või nüüd siis juba projekti või arendust astuvad siis ka täna kohe lavale, kui mina siin oma viimase slaidi veel ära näitan. Et meil oli võtmeteemad ka voorus ette antud. Võtmeteemade mõte oli riigi poolt juhtida siis tähelepanu või tuua esile mingisuguseid ühtepidi probleemi või ka siis võimaluse valdkondi, kus tehnoloogiatega oleks võimalik tervishoius ja hoolekandes teha rohkem, kui me täna seda teinud oleme. Ja siin võib siis ka näha, meil oli 6 võtmeteemat ja kui jaotada nüüd need 20 toetust saanud projekti nende võtmeteemade lõikes, siis te näete, et sellest 6 võtmeteemast kõige rohkem siis toetust saanud taotlusi on just võtmeteemas, mis puudutab siis funktsionaalse võimekuse säilitamist ja taastumist tehnoloogiate abil, kukkumiste ennetus, igapäevategevuste siseseisvuse säilitamine ja taastusravi koduses keskkonnas. Siis 5 projekti 20 olid siis mitme kroonilise haigusega inimeste toetamine, kodune kaugmonitooring, tugi ravimite võtmisel ja siis 4 projekti oli siis kummaski valdkonnas, et üks siis, mis puudutas andmepõhist kaughooldust ja varajast sekkumist koduteenustes, just et liikuda tehnoloogiate abil kogutud andmete pealt rohkem ennetavate abivajaduse tekkimise või süvenemise ennetamisele, mitte siis ainult reageerida sellele, kui juba õnnetus on juhtunud või seisund on halvenenud. Ja teine grupp siis kõikvõimalikud digilahendused, mis on seotud eakate üksilduse ja sotsiaalsesse isolatsiooni jäämisega, ehk siis mis aitavad toetada suhtlust kogukonnaga, sidusust ja ligipääsetavust, mis eakaid ja puuetega inimesi ka puudutab. Et projektid astuvad kohe pärast mind lavale, aga siis on nendel projektidel selline ühine tegutsemise ja õppimise ruum loodud ka selle arendusprogrammi näol. Ja siin on esimene kokkusaamine, siis kui kõik need 20 meeskonda Tehnopoli ruumidesse esimest korda kogunesid, siis selle arendusprogrammi avapäeval, et tänaseks on juba seal arendusprogrammis 2 üritust toimumas ja 1 veel enne jaanipäeva tulemas. Ja selle toe mõte täiendavalt siis rahale ongi selle teatud mõttes nagu ühtse protsessi ja ühtse lähenemise pakkumine, kuidas me arendame lahendusi selliselt, et nad oleksid kasutajate vajadusi arvestavad ja et me mingitele aspektidele, mis hiljem hakkavad mõjutama jätkusuutlikkust ja skaleeritavust ja skaleerimist, mõtleksime juba väga varajases projekti teostamise faasis. See on minu poolt hetkel kõik. Ma ei tea, Urmas, kas mul on ka küsimuste voor või me läheme kohe edasi esitlustega? Meil ei olegi kumbagi, meil ei ole päris küsimuste vooru ja me läheme kohe esitlustega edasi, aga ma tulen ikkagi korraks lavale. Ja Kiti, kõigepealt võib-olla kõige rohkem sellepärast, et öelda sulle lihtsalt suur aitäh, et sa teed seda. Et ma saan aru küll, et sul on nagu Sotsiaalministeeriumis leping ja kantakse palka ja et sa oled nagu seal tööl. Aga seda asja ei saa teha lihtsalt nii, nagu sa teed. Ehk siis siin peab olema see tuhk taga, nii et tõesti suur aitäh. Võib-olla isegi keegi akropeerib, ma ei tea. Ikkagi tuli. Aitäh.